Itamaraty sattus paanikasse, kui sai teada, et Trump rakendas Maduro efekti luula vastu. Sest nüüd ei tulene ehmatus enam kulisside taga levivast kuulujutust, vaid ametlikust dokumendist, mis saadeti esindajatekoja kätte ja mille allkirjastas välisminister Mauro Vieira. Aga mitte ainult tollimaksud ei tekita siin Brasiilia valitsusele muret, eks ole, mu sõber. Me teame ka, et Itamaraty on väljendanud muret Brasiilia kuritegelike jõukude võimaliku terroriorganisatsioonideks liigitamise pärast. See arusaam Ameerika Ühendriikide võimude poolt lisaks tollimaksudele, mida Itamaraty selles osas veel ette näeb või kardab. Kardetakse Ameerika Ühendriikide sõjalist sekkumist Brasiilia territooriumil. Pia, see on info, mille ma oma rubriigis toon. Täna Jovenpani kodulehel tahan kutsuda meie kuulajaid, vaatajaid ja internetikasutajaid külastama www.jovenpan.com.br, kes meid ekraanid jälgib. Me näitame, et Itamaraty tunnistab Ameerika Ühendriikide sõjalise sekkumise ohtu Brasiilias PCC ja Comando Vermelho tõttu. See ametlik dokument saadeti meie riigi välisministeeriumi Itamaraty poolt esindajate kojale, mis tunnistab selgesõnaliselt hirmu, et Primeiro Comando da Capitali ehk PCC ja ka Comando Vermelho tunnistamine Ameerika Ühendriikide poolt terroristlikeks organisatsioonideks võib avada tee USA ekstraterritoriaalseteks tegevusteks, sealhulgas sõjalise iseloomuga Brasiilia territooriumil. Välisministeerium tunnistas, et Primeiro Comando da Capitali ja Comando Vermelho tunnistamine Ameerika Ühendriikide poolt terroristlikeks organisatsioonideks võib avada võimaluse ekstraterritoriaalseteks tegevusteks Brasiilia institutsioonide, ettevõtete ja kodanike vastu, sealhulgas riskiga kasutada sõjalist jõudu riigi territooriumi vastu. Poliitiline kaal seisneb just selles, et Lula valitsus ise tunnistab kirjalikult, et Brasiilia organiseeritud kuritegevusest on saanud rahvusvaheline probleem. Valitsus räägib suveräänsusest, kui Washington survet avaldab, kuid väldib tunnistamast, et suveräänsus võib samuti kaduda. Kui jõugud juhivad linnaosasid, ajavad pered välja, külvavad hirmu ja kontrollivad territooriume, kus riik on kadunud, nagu Itamaraty tunnistas. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kojale saadetud vastus sündis teabepäringust, mille esitas saadik Evair Vieira de Mello erakonnast Republicanos Espirito Santost. Dokument jõudis seadusandliku kogu ette Mauro Vieira allkirjaga ja käsitles otseselt Brasiilia valitsuse seisukohta seoses USA otsusega liigitada Brasiilia kuritegelikud jõugud terroristlikeks organisatsioonideks. Itamaraty kinnitas, et ei ole saanud Ameerika Ühendriikidelt eelnevalt ametlikku teadet kavatsuse kohta liigitada Primeiro Comando da Capital ja Comando Vermelho sellesse kategooriasse. Sellest hoolimata tunnistas ministeerium, et on selle meetme vastu ja leiab, et see võib Brasiiliale tuua majanduslike ja suveräänsusega seotud tagajärgi. Meie Jovenpani veerus toome isegi kogu dokumendi ja selle lõigu, kus seda mainitakse. Just nimelt see hirm on Mauro Vieira, Brasiilia välisministri poolt, kes allkirjastas selle dokumendi ja saatis selle esindajate koja kätte. Tema sõnul kujutab see tekst endast tõepoolest Lula valitsuse otsesemat seisukohta selle ühepoolse meetme riskide kohta, mille Valge Maja Washingtonis hiljuti välja kuulutas. Ja kogu seda poleenikat oleme meie siin Jovenpani toimetuses juba üsna pikka aega jälginud. Mina ise olen juba viimastel kuudel meie programmi jooksul kõiki neid arenguid kajastanud. Nii brasiillaste tegevust Ameerika Ühendriikide valitsuse juures kui ka Ameerika valitsuse, täpsemalt välisministeeriumi, mida juhib Marco Rubio, samme. Selle olukorra kohta olime meie Jovenpani ajakirjanikud juba kuid tagasi selle võimaluse kaardistanud, sellele tähelepanu juhtinud ja seda teemat arutanud. Iga kord, kui see juhtus, eitas Brasiilia valitsus alati, et midagi sellist võiks juhtuda. Aga nüüd see dokument, mis on dateeritud 1. juuliga, kuid avaldati alles täna Brasiilia esindajate koja süsteemis, näitab, et see hirm on tõepoolest olemas. Seega on see ametlik. Brasiilia valitsus, Lula valitsus. Dokumendis viidatakse võimalusele, et Ameerika Ühendriikide saadikud võivad kasutada sõjalisi meetmeid seal Brasiilias, seoses sellega, et PCC ja Comando Vermelho nimetati kuritegelikest organisatsioonidest terroristlikeks organisatsioonideks. Mure on selge. Sellest hetkest, kui Washington paigutab need rühmitused terrorismi kategooriasse, saab Ameerika valitsus karmimad vahendid tegutsemiseks väljaspool oma piire.
Mauro Vieira kirjutas, et seda klassifikatsiooni võiks kasutada ettekäändena ekstraterritoriaalseteks tegevusteks Brasiilia institutsioonide suhtes, eriti finants, migratsiooni ja kriminaalõiguse valdkonnas. Kõige tugevam osa tuli kohe pärast seda, kui dokument tunnistas Ameerika Ühendriikides sõjalise jõu kasutamise ohtu riigi territooriumi vastu. See punkt pani Brasiilia valvsaks, sest klassifikatsioon ei sõltu Brasiilia loast. Ameerika Ühendriikide valitsuse jaoks on otsus ühepoolne. Brasiilia võib olla eriarvamusel, kaevata, proovida läbi rääkida ja tugevdada diplomaatilisi suhteid. Aga ta ei kontrolli üksi Washingtonis tehtud määratluse juriidilist ja poliitilist mõju. Just siin tuleb mängu Maduro efekt pärast Ameerika operatsiooni, millega Nicolas Maduro tabati Venezuelas 3. jaanuaril 2026. Lula valitsus sai teada, et Trump ei kasuta sellist raamistikku ainult retoorikana. See samm ei tulnud tühja koha pealt. Eni seda ütles senator Flavio Bolsonaro, et palus Donald Trumpil kuulutada Primeiro Comando da Capital ja Comando Vermelho terroristlikeks organisatsioonideks. Lula seevastu esitas Ameerika Ühendriikidele vastuväiteid selle meetme vastu. 2 leeri erinevus tuli selgelt välja. Mina olen esimene, kes kasutab seda sõna avalikul kuulamisel, kus ma esitan nii tehnilised kui ka poliitilised argumendid samuti. Näidates, et võimalik tariifide kehtestamine on halb nii Brasiiliale kui ka Ameerika Ühendriikidele. Ma hakkan kaitsma PIX-i, mis loodi president Bolsonaro valitsuse ajal ja mis võimaldas miljonitel brasiillastel liituda pangandussüsteemiga. Lula jaoks on probleem selles, et sõna suveräänsus ei kustuta organiseeritud kuritegevuse tegeliku mõjuvõimu osades Brasiilias. Nüüd on Itamaraty hirmul võimaliku välisriigi sekkumise pärast. Aga tavaline brasiillane elab juba aastaid igapäevaselt rühmituste tegevuse all, mis toimivad paralleelse võimuna. Valitsuse vastuses öeldakse, et sisehindamises osalesid avaliku julgeoleku, luure ja justiitsasutused ning nad jõudsid järeldusele, et nende rühmituste terroriorganisatsioonideks liigitamine ei tooks rahvusvahelisele koostööle konkreetseid eeliseid. Ametlik argument on, et käsitlemine rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonidena võimaldab juba teabevahetust, varade konfiskeerimist, vara tagastamist ja rahapesuvastast võitlust. Kuid Washingtoni reaktsioon näitab, et Ameerika Ühendriigid näevad seda probleemi teisiti, mitte ainult kui salakaubavedu, vaid kui laiaulatuslikku, vägivaldset ja rahvusvahelistatud ohtu. On muresid. Itamaraty heakskiidul on samuti rahaline mõõde. Terrorismiga seotud määratlus võib külmutada varasid, piirata tehinguid ja sundida Ameerika jurisdiktsioonile alluvaid ettevõtteid katkestama suhted isikute või üksustega, kes on seotud nende rühmitustega. Hoiatus puudutab uurimise all olevaid isikuid ja kõiki struktuure, mida võib pidada sillaks isegi kaudselt jõugurahaga. Kuritegevus, mis tundus varem väliskaubandusest kaugel olevat, kujutab nüüd ohtu tervetele sektoritele. Washingtonis toimunud koordineerimine liikus teist teed pidi edasi. Samal ajal palus Paulo Figueiredo, kes on Eduardo Bolsonaro liitlane Ameerika Ühendriikides, Trumpi valitsusel peatada Brasiilia kaupade impordile kehtestatud kõrged tariifid ja suunata surve ümber individuaalsetele sanktsioonidele föderaalse ülemkohtu kohtunike vastu, kasutades selliseid vahendeid nagu Magnitski seadus. Taotluse loogika on lihtne. Üldine tariif mõjutab Brasiilia tootjaid ja Ameerika tarbijaid. Individuaalne sanktsioon on suunatud ametnikele, keda süüdistatakse kohtuvõimu kuritarvitamises. Mida Paulo Figueiredo välja pakub? Ta ütleb järgmist. Vaata. Vahetame. Ta soovitab Ameerika valitsusel vahetada nende 25% tariifide kehtestamine Brasiilia toodetele millegi muu vastu. Sanktsioonid ametnike ja ülemkohtu kohtunike vastu. Ja miks ta seda ütleb? Nii, et vahetame selle 25% tariifi, mis kahjustab süütuid inimesi ja paneme asemele Magnitski sanktsioonid ja ülemkohtu kohtunike pereliikmete viisade tühistamise. Ja millised ministrid? Seekord läheb ta veidi kaugemale kui varem juhtunud. Ta soovitab Magnitski rakendamist kohtunik Alexandre de Moraesile, tema abikaasale Vivian Barsile, kes on advokaat, ning samuti föderaalse ülemkohtu esimese koja kohtunikele. Me räägime minister Carmen Luciast, Cristiano Zaninist, Alexandre de Moraesist ja Flavio Dinost. Ja ta lisab veel minister Gilmar Mendesi.
see on karm vahend, sest muudab poliitilise karistuse rahaliseks isoleerimiseks. Brasiilia diplomaatia mõistis, et Trumpi ajal võivad teatud klassifikatsioonid muutuda reaalsuseks ja tuua kaasa tegelikke tagajärgi. Lula valitsuse valikuline vaikus suurendab poliitilist pinget. Kui surve tuleb väljastpoolt, räägib Planalto suveräänsusest. Kui aga võim on kuritegelike rühmituste käes, nendes piirkondades on vastus tavaliselt aeglane, bürokraatlik ja ebapiisav. Minister Gilmar Mendes teise küsimuse puhul Lava Jato küsimuse tõttu, kuna ta kaitses ja osales seal Lava Jato küsimuse tühistamisel. Nad selgitavad seda dokumendis, sest Gilmar Mendes on minister, kes annab Alexandre de Moraesile poliitilise toetuse. Ja tegelikult on Gilmar Mendes kõrgeima föderaalkohtu vanim liige. Ja ta ei ole mitte ainult vanim liige, vaid ka minister, kes annab kõige rohkem intervjuusid, suhtleb kõige rohkem poliitilise maailmaga ja toetab Alexandre de Moraesi. Ja kes samuti tegutseb selle nimel, et teda kaitsta ja hoida kõrgeimat kohut poliitiliste vastaste rünnakute eest. Mauro Vieira poolt allkirjastatud dokument paljastas lõpuks rohkem, kui diplomaatia oleks soovinud tunnistada. Mure ei ole ainult Trumpi pärast. Mure on sellepärast, et Brasiilia on kaotanud kontrolli osa oma enda reaalsuse üle. Ja nüüd kasutab välisriik seda lünka surve õigustamiseks. Järgmine hoop Planaltole ei tule ainult opositsioonilt kongressis, vaid küsimusest, mille dokument tõi arutelu keskmesse. Miks Brasiilia valitsus kardab nii väga Ameerika reaktsiooni rühmituste vastu, kes terroriseerivad brasiillasi iga päev? Tõeline suveräänsus algab siis, kui kodanik saab elada ilma kurjategijatelt luba küsimata. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt Pixi võtme kaudu, mis ilmub teie ekraanile. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.